No tšau, uus video, läheme siis Balti MV-le. Alustame videot siis kohe treeningutega, nii et läheme Tartusse trenni. Teine trennipäev siis tehtud. Ma ei tea, mis jumalaid ma paluma pean, et see mootor ükskord seal kestma saaks. Ja, nagu te videost nägite, siis probleemid jälle. Siit pealt lendas siis Bolt ära, lendas siia kaane vahele ja lõpetas siin, nagu näha. Auk on sees. Ja see siis öörus seal omakorda omas ratast ja ka seda rihma, mis siin on. Ja siis sellest tuli siuke korralik rihmakulumis-tolm tervele mootorile. Ja seda siis kõike ühe Bolti pärast. Aga üldpildis oli väga hea. Saime tegelikult seade ka väga paika, kiirus oli väga hea. Iseenesest kõik nagu jooksis ilusti kokku, nii nagu pidi. Aga ainuke probleem nüüd ongi, mis mul on vaja homse reedese päevaga, kui mul võistlustele vaja juba minna, on vaja see probleem ära lahendada, mida ma selle hammasrattaga teen. Sest et hetkel on ta siuke, pole hea, ütleme nii. Ja ideaalis võiks ta korda teha. Muidu oli trennipäevad olid head. Sõita sai normaalselt ja tunnetuse ka sai hästi kätte. Ei oleks neid probleeme ka veel, siis ma oleks nagu väga-väga happy. Aga ma isegi ei tea, tegelikult on siuke korralik hall masendus peal sellest. Ma ei saa aru, mis see pain mul selle mootoriga on, aga ometi midagi mul on ja äkki saab sellest kunagi võitu. Ei oska öelda. Elame näeme. It's
no nii, esimene siis treening ja ajasõit on nüüd tehtud. Ütleme, et väga raju tuul on. Ma ei tea, mille pealt ma siin näidata saan. Puude pealt võib-olla. Või siis siin on lipud tegelikult ka. Ühesõnaga, tuul on täpselt nii raju, et siin on nagu tuhandeid telke juba lendu läinud ja ühesõnaga, tuul on väga räige. Pikalt otsustasid, kas üldse teeme nii-öelda trenni meie klassile või ei tee. Lõpuks tuli siis otsus, et teeme. Ma veel viimase hetkeni riideid ei tahtnud selga panna, olin täiesti kindel, et ma ei lähe sõitma, sest et see oli ikka tundus nagu väga ohtlik. No lõppude lõpuks siis läksin mõistusega võtma, et kui midagi juhtub, siis lasen gaasi maha, ei lase üle pea tuulega, mis iganes. No hetki oli olukordi, oli nagu palju, kus ta nagu hakkas tõstma, siis nagu võtsin mõistusega ja võtsin rahulikumalt ja sai täitsa hakkama. Lõpuks siis võtsin mõistusega ja enda arust sõitsin väga rahulikult 5 kurvist 3. Võtsin nagu gaasi täiesti maha võrreldes sellega, kuidas ma varasemalt sõitnud olen kõik kurvid täis gaasiga läbi, täiega läbi. Siis niimoodi ma enam sõita ei saanud ja vastutasuks tuli imekombel esimene aeg, mida ma ise ka ei usu. Ma käisin päris mitu korda vaatamas seda tulemust, et nagu see oli lihtsalt endalegi täiesti uskumatu, sest ma ei sõitnud viimase piiri peal, ma sõitsin nii turvaliselt kui vähegi võimalik ja sellist tulemust 10 seas oodata nagu ei kujutanud ette. Ja nüüd ei olegi midagi, nüüd tuleb oodata, äkki läheb veel tuul vaiksemaks. 3 tundi on veel esimese stardini aega ja saame esimese koha pealt startida, mis on tegelikult väga-väga hea. But still looks like Sten Ivanov got a really good acceleration out of the starting corner, and it is Leevi Paasonen and Sten Ivanov side by side, but Sten Ivanov right now lets the gas go, and also Leevi Paasonen, but it is Paul-Rian Laur who also takes the second place from Sten Ivanov. Nii, eile ma ei jõudnud filmida, nüüd on juba pühapäev, aga mis seal siis esimeses hiidis juhtus? Kõigepealt esimeses kurvis nagu keeras, ma ütleks, et väga rängalt keeras somm peale mulle. Ma ei tahtnud paati ära lõhkuda ega midagi ribadeks sõita, ehk siis ma lasin nagu järgi. Sellest näete klippi nüüd. Järgmiseks asjaks oli see, et ma läksin
no ütleme nii, et ma läksin parem kurvi hästi nagu lähedalt võtma. Enda arust tegelikult nagu ei juhtunudki mitte midagi sihukest dramaatilist, aga pandi mulle karistus siis, et ma lõhkusin sellel kollasel boil nööri ära, ehk siis nööri eest mulle pandi üks ring juurde karistuseks. Sellest näete klippi nüüd. Muidu ülejäänud sõit oli nagu siuke tavaline. Lainetega võitlemine, terve sõidu olin 3. kohal ja nüüd nagu tõsteti mind nagu sinna siis rivi lõppu, ehk siis täna nagu pean ma rivi lõppu startima ja sõitma. Eks näis, mis saama hakkab. Ma usun, et midagi hullu ei ole. Ma nägin ära, et mul on kiirust ja kõik on selles suhtes on hästi, et vaatame, mis siit veel täna teha annab. Pinget enam peal ei ole, ehk siis nüüd on nagu puhtalt sõidu nautimine ainult jäänud. Järgmiseks on teine hiit, rivi lõpust alustan, eks näis, mis saab. But you can see the white boat on the very last place. It's Sten Ivanov who actually finished on 3rd place, but because cutting off the anchor of the buoy, he got, I don't know if disqualified or a lap down. But this doesn't matter anymore. Hold your eyes on that white boat from the outside and let's race. Top 4 has evened out pretty much, but it is on the back of them a crowded place. You can see Sten Ivanov on the outside, Xenox, and pretty hard. Seventh place from Pete, that looks like Sahar Xenox is going for the 6th place of Saulitis now. He's pulling to the outside. And it is also Sten Ivanov from the outside of Pete. It's 4 boats in one corner, 3 wide. Sten Ivanov pushing it to the right-hand corner. That cost him pretty bad and looks like Sten Ivanov takes 2 boats with 1 corner. Let's see if he closes the door for Sahar Xenox. It looks like pretty hard turn. Oh, very hard shower for Sahar Xenox, and now it's again 3 wide, but Rauno Pett took 2 places from here. Absolute cinema. Saulit is looking back like, holy hell, I need some popcorn here, and it is Sten Ivanov from the outside, Sahar Xenox and Rauno Pett catching up to Saulitis. How is it even possible? And Sten Ivanov has overtaken 3 boats right now with 2 corners. Okay, let's say 4 corners. Absolute hardcore racing. In my opinion, it is now the last lap for Sten Ivanov. Maybe he can catch Alfred Radik. He has caught up much, but overtaking is completely another thing than catching up. And 1 lap to overtake someone, it's hard. For sure it's hard. But Sten Ivanov
has raced in this class for many years. He has more experience than Alfred Radik has. And maybe these next 3 corners will be enough for Sten Ivanov to overtake Alfred Radik. But right now looks like everything does not happen in the last corner. Or does it? Can Sten Ivanov overtake Alfred Radik? But no, they will be separated by about 5 boat lengths. Great race by Sten Ivanov. Crazy overtakes. Megasõit on nüüd tehtud. Ühesõnaga jah, hakkasin tagant tulema. Korralik võitlus. Mõned ringid vaatasin, mis toimub, võtsin vähe rahulikumalt. Lõpupoole hakkasin siis nendes kindlates kohtades rohkem suruma ja lõpuks siis tänu ikkagi heale lõppkiirusele sain need teised konkurendid siis ära loputatud, et üks ring jäi veel ühest puudu. Oleks tõusnud siis 10-ndalt 5-ndaks, aga no isegi 10-ndalt 6-ndaks on ka hetkel hästi, et start ei tule lihtsalt välja ja seda peab veel kõvasti lihvima ja tööd ja vaeva tegema selle nimel, et jah. Fifth goes to Alfred Radik, and then it is a last heat's hero, Sten Ivanov. And so it is, the red light is out and away we go. Looks like Erik Suuk had a pretty good start from here on the 3rd place, and Leevi Vasanen also a little bit further away from both Richard Laur. Let's see if Erik Suuk can realize his advantage from now. So many boats, and no, Richard Laur stays up in front and barely holding on to his 4th place, with Sten Ivanov on 5th place, chasing him down. 6th place, right? Oh, up in front we are having some boat, and Kevin Sillards with Sten Ivanov right on his tail are catching up to Erik Suuk, so maybe we will have some fight over 3rd place now. But not just quite yet. It's about 5 laps to go. Let's look on the back straight of the course also, where we have Kevin Sillards and Sten Ivanov. Kevin Sillards is lacking top speed, and Sten Ivanov is pulling right beside him, but he's on the outside line. But now Sten Ivanov is on the inside, and let's see who is going to be first to the right-hand boy. I think it's going to be Kevin Sillards, and it is. Still Kevin is holding on to his 4th place. Kevin Sillards and Sten Ivanov are going to pass through our eyes just now. And yeah, right now looks like Sten is, let's say, gathering some speed to make a big move on Kevin Sillards, I believe, in the further back straight. Now it's time for Sten to maybe catch up with Kevin Sillards. He's staying on the inside line, and Kevin knows it, and he closes the door early, so Sten Ivanov has to climb over Kevin's wave. But this does not stop Sten Ivanov. He's still gaining the speed, but yeah, just when he started to catch up, the turn comes out of nowhere and ruins Sten's plans to take over Kevin Sillards' 4th place right now.
fourth place has gone to Kevin Sillats, and fifth right now is Sten Ivanov. Viimane sõit on nüüd tehtud. Paat sõidab kodu poole. Ise jään siis 9 Tallinnasse enda koju. Teen kerge uinaku siin, sest ma nagu nii läbi sellest pingest ja kõigest sellest. Mis see viimane sõit juhtus, siis oligi, start oli ikkagi kehva. Jäin seal teiste taha, nad tõmbasid otsa kokku. Ja siis mul ei olnud kuskile minna, vesi oli näos, ma ei näinud enam. Üks hetk ma kuskil leidsin ennast jälle niimoodi, et ma nägin midagi, siis ma jälle läksin. Ja siis sõitsin ennast 5. Ja terve sõidu põhimõtteliselt olingi 5. Seal silla otsaga olid ägedad võitlused terve sõidu. Aga paraku jah, 5. nagu kõrgemale ma ei suutnud tõusta. Jõudsin ka ise nüüd lõpuks siia kodukanti. Suured tänud Raasseleriks bussi laenamise eest. Ilma milleta oleks väga tüütu olnud seda kogu kupatust vedada. Suured õnnesoovid ka heale sõbrale Paul Richard Laurile, kes siis sai Balti meistriks GT3 klassis ja samuti tänaks ära ka perekond Suugi ja Paul Richardi pere, kes aitasid siis hammasrihma ja hammasratast vahetada enne võistlust, et ma üldse sõita saaksin. Ja samuti tänaks ära oma sponsorid Pilisse rakendus, Hunditalu Muusla autokeskus ja Raasseleri Riks. Kohtume teiega järgmises videos.